Nii, on olemas ka nii-öelda kaardileht. Kaardilehel küll ei saa panna alla kaardipõhja, küll aga näeb kaardilehel enda salvestatud punkte. Noh, näiteks kui te laete ka sisse geopeitushaardeid, neid te näete kaardi peal, oma jäljelogi, seda näete kaardi peal ilusti. Ja kaardi peal saate siis panna, kas on nii-öelda suund üleval, teie liikumissuund kogu aeg kaardi üleval osas või siis põhi üleval. Automaatne zoom kindlasti, see tuleb siis kiirusest. Mida kiiremini liigute, seda rohkem zoomitakse automaatselt välja ja vastupidi. Altimeeter. Ja kuna temal on siis sellel seadmel võrreldes siis näiteks nii-öelda seadme väiksema vennaga Garmin Fortrex 301-ga on baromeetriline altimeeter ehk siis kõrgus merepinnast pannakse paika õhurõhu järgi, siis peab ka seda kalibreerima, nii et siin on ka peal selline funktsioon nagu automaatne kalibreerimine, ehk siis kõrvutatakse satelliidilt saadud andmeid õhurõhuga ja püütakse siis valida nii-öelda kuldne kesktee. Või võite ka ise käsitsi sisse panna konkreetse kõrguse või konkreetse õhurõhu ja niimoodi ära kalibreerida. Liigume edasi ja põhimõtteliselt jõudsimegi lõppu välja, resettides saab siis, ütleme, et kõiki oma andmeid nullida. Selle väikse tutvustusega siin tulid ka välja paljud kella omadused, mis sellel aparaadil on. Võib-olla mõned jäid küll nimetamata, näiteks taimer. Et saab taimerit tiksuma panna. Erinevad võimalused, mis ta siis teha võiks. Veel oli siin olemas selline asi nagu Connect. Ehk siis saab juhtmevabalt vastu võtta teiselt samasuguselt seadmelt punkte, jäljelogi, teekondi või saata andmeid teisse seadmesse. Ja kuna on ANT+ toega GPS, siis saab ka ühendada seadmega juhtmevabad pulsimõõtjat näiteks või ratta kiiruse pedaali andurit, et näha vastavalt siis kas pulsilööke või ratta kiirust või pedaalimise rütmi. Loomulikult GPS näitab ise ka kiirust ja distantsi ja kõiki neid, mida ikka GPS-id teevad. Edasi menüüs on siin näha meil GPS. Ja uskuge või mitte, me isegi ei ole demo režiimis ja ma olen aknast umbes 3 meetri kaugusel. Ja näete isegi, et väike tubli GPS suutis asukoha siin leida, ilma et ta oleks kunagi satelliite näinud. Enne seda, kui ma ta karbist välja võtsin. Nii et 8 meetrit, 9 meetrit täpsust on väga hea näitaja, enamus isegi kallimatest GPS-idest ei suuda liigi lähedalegi jõuda selle näitaja poolest. Selline huvitav asi nagu Jumpmaster on siis mõeldud tegelikult nagu piltki näitab siin ikoon langevarjuritele. Ja nagu näete, siis saate siin ilusti panna. Saate panna maandumiskoha, ütleme, et mida te sooviksite panna, saate valida oma teekonnapunktide seast, eelnevalt saate selle ära salvestada. Saate panna kõrguse, kust maalt nii-öelda välja hüppate lennukist. Palju umbes, edasi kandute ja nii edasi, nii et see on kõik seadistatav ja väga huvitav kindlasti langevarjuritel ja või miks mitte ka lenduritel kasutada, hobilenduritel. Teekonnapunkte võimaldab GPS salvestada 500 tükki, ütleme, et mis on hea tulemus väikse GPS-i kohta.
ja noh, loomulikult kui teil on ka koordinaadid olemas, siis on lihtne võimalus koordinaate sisestada nii, et sisestate, loote nii-öelda teekonnapunkti ja muudate lihtsalt koordinaadid ära ja panete siit sisse koordinaadid. Koordinaatsüsteeme sai ka muuta. Kohe näitan teile, mis süsteemid on olemas. Kus meil oli. Nii. Siin on nüüd väga erinevaid, nagu ikka. Vaatan kohe ja on täitsa olemas ka, mida meil Maa-amet näiteks kasutab, on LS-süsteem. Nii et väga hea võimalus kas või ütleme nii, et kinnisvaramaakleril oma kinnistut leida Maa-ametist saadud katastri koordinaatide järgi. Mis veel huvitavat on, näitan need lehed ka ära. Nii, kaardileht, nagu näete siin paremas ääres, hold level, et GPS suudaks näidata õiget kompassi suunda. Nii, hoiame pisut, üritame selle. Ma püüan seda nii hoida, et see tuleks. Aha. Siis näete, et suunaga on praegu südvest. Nii, vahetame lehekülge vahepeal. Nii-öelda kompassi lehekülge, kus näete kiirust ja distantsi. Muidugi on need kõik väljad siin seadistatavad. Et siia ma võin ka näiteks panna, paneme mingi huvitava andmevälja siia. Otsime siit, siin on väga erinevaid variante. Nii, vaatame, kas ma leian seda, mida ma tahan siit. Heart rate ei taha. Okei, päris. Nii, paneme näiteks, millal päike loojub. On mul ilusti näha siin. 17:47 meie asukohas. Ja saan ka teist andmevälja muuta oma suva järgi, nii kuidas tahan, et valikutes on, nagu nägite, nimekiri oli väga pikk. Liigume edasi järgmisel lehele, on näha kõrgus merepinnast. Siis ta, ütleme nii, et ei näita praegu hetkel kõige õigemaid andmeid. Aga ka selline lehekülg on siin täitsa olemas ja ma saan muuta skaalat, kuidas see graafik on, kas nii-öelda see riba siin on 200 meetrit on kõige väiksem või siis kõige kõrgem on 25 kilomeetrit, et vastavalt sellele siis on näha see riba siin. Järgmine lehekülg on nii-öelda reisiinfo või trip computer lehekülg. Et siin on nüüd ka jälle hästi palju välju. Allapoole kerides veel näha kõik näiteks meie asukoha koordinaadid siin, kõrgus merepinnast, kiirus hästi suurel lehel. Noh, ma ei tea, näiteks sõidate, ütleme, et üritate mingit rekordit, siis on väga huvitav vaadata, mis kiirus teil on. Ja loomulikult on jälle siin see võimalus, et vabandust, korra nihkus ära, et saate jälle neid andmevälju muuta oma suve järgi. Ja jõudsimegi peamenüüsse välja. Ja kaardileht loomulikult, et kui te kaardilehel näiteks panete punkti peale, siis te ilusti näete, kuhu poole punkt jääb teie suhtes ja saate sinna poole navigeerima hakata. Ja kahjuks mul ühtegi punkti siia salvestatud ei ole, kuna on tegu uue aparaadiga. Aga ma näitan siit võib-olla pildi pealt, et midagi sellist võiksid näha. Mis veel huvitavat? Huvitavat sellel aparaadil on võrreldes siin varasemate seadmetega. Ekraan mustvalge, seda juba rääkisin. Kellaajad, kõik siuksed asjad, kuupäevad. Ja tõesti peab kiitma selle aparaadi GPS suutlikkust, mis on ikka väga hea, väga tasemel.
Ja loomulikult selle aparaadi eripära siis tavaliselt 3 A-patareid, mis sisse käivad. Nii et väga mugav minna matkale, võtta neid 4 tükki kaasa ja 34 tundi järjest võib teil GPS täiesti sees olla. Kuna mul midagi väga huvitavat hetkel ei meenu ega lisada ei oska, siis ma usun, et võiks siinkohal lõpetada. Tänan, et vaatasite meid ja eks järgmiste kohtumisteni ja järgmiste uute Garmini mudeliteni. Tšau!